meil on teile suurepärane uudis. See on midagi, mida te olete kaua oodanud. Eetris on rahvuskonservatiivne vestlussaade Vana Toomas. Tere laupäeva hommikut! Minu nimi on Kadri Vilba ja algab saade Vana Toomas, kus räägime, kus poolt Tallinnas tuuled puhuvad ja saate eest maksab Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Täna on meil natuke eriline saade sellepärast, et Mart Kallas, kes muidu seda saadet veab, on eemal. Nimelt meil eile oli Soome sõsarparteiga perussoomalaised koostöölepingu sõlmimine ja Mart Kallas on hõivatud Soome külalistega. Seetõttu juhin mina täna saadet. Ja minul on külas Nõmme kandidaadid Raivo Põhjakivi, tere tulemast! Tere! Ja Birgit Nee, tere tulemast! Tere! Tänases saates tutvustame meie Nõmme kandidaate ja räägime, mis meil Nõmmel plaanis on. Tutvustame meie valimiskampaaniat ja arutame üht-teist, mis Nõmme kandidaadid üldse elust ja olust arvavad. Birgit, sina said nüüd oma esimesed tuleristsed valimiskampaanias, nimelt sa käisid Kuku raadios saates. Mis saates sa käisid ja millest te seal rääkisite? Jaa, ma käisin siis Kuku raadio saates Sihik ja see oligi siis selline saate osa, kus tutvustati siis kohalikel valimistel kandideerivaid inimesi. Et väga põnev oli, mulle väga meeldis. Alguses oli väike närv ikkagi sees, kuna see oli selline esimene, võib-olla suurem selline minu jaoks, jah, sellised suuremad ristsed, on. Aga lõppkokkuvõttes ma ise jäin rahule ja ei olnud nagu midagi hullu, et ma nagu võib-olla olin rohkem sükene ärev, et kas ikka kõik läheb õigesti, aga tegelikult oli tore. Birgit, kuidas sa tundsid, kuidas siit seal saates vastu võeti? Üldjoontes võeti hästi, aga loomulikult oli ka seal selliseid tüüpilisi küsimusi, mida esitatakse just EKRE naisliikmetele, et näiteks see küsimus, et kuidas ma EKRE-s naisena hakkama saan ja kuidas EKRE erakond kohtleb naisi. See on väga huvitav sellepärast, et mina ei ole kuulnud, et selles saates varem oleks küsitud näiteks Isamaa naisliikmetelt, kuidas nad ennast Isamaas tunnevad või sotsiaaldemokraadilt, kuidas sa ennast sotsiaaldemokraadina tunned selles erakonnas. Et just EKRE naisliikmetelt sellist asja küsitakse. Mina naisena tunnen, et ma olen EKRE-s vägagi hoitud ja ei saa midagi aru, et halba oleks, miks seda meie käest küsitakse. See oli selles mõttes ma nagu mõneti ootasin, kuna ka sinult on seda ju küsitud mitmel korral. Et siis ma arvasin, et see küsimus võib tulla ja kuna mul oli samamoodi, et selles mõttes ei ole keeruline sellele küsimusele vastata, kui tegelikult EKRE-s ongi hea olla ja ma ei näe mingit probleemi seal, et ma ütlesin seal ka, et naisi on igal tasandil ja nad on toimekad ja meid just innustataksegi, et me osaleksime aktiivsemalt. Ja kohvikeetjad me EKRE-s ei ole, me siiski tegeleme sisulise poliitikaga. Jah, täpselt. Teine asi, mis EKRE-le süüks pannakse, on perekondlik teema. Hästi tihti heidetakse ette, et EKRE toob perekonnad poliitikasse. Me kõik teame, millisest perekonnast siin jutt on, aga tegelikult EKRE-s on ju mitte ainult üks perekond, vaid me olemegi perekonna väärtust toetav erakond. Minu abikaasa on EKRE-s, kandideerib ka kohalikel valimistel. Raivo Põhjakivi abikaasa on EKRE liige. Birgit, sinu abikaasa on EKRE liige. Raivo, kuidas sinu abikaasa ennast tunneb? Kas ta tunneb, et ta on sinu varjus või et ta ei tohiks EKRE liige olla? Ei midagi sellist, ma arvan, et tunneb ennast väga hästi ja täitsa rahul oma positsiooniga, siis ütleme niimoodi, et kodus on ka lihtsam olla, lähed hea kerge südamega koju, tead, et mingit poliitilisi kismasi ei tule, saad rahulikult puhata ja kodus olla. Ja Birgit, kuidas sinul, kas on probleeme tekkinud sellest, et abikaasa on ka erakonna liige? Ei, kuna kahekesi ongi palju kergem ja lihtsam ja see on nagu loomulik ja selles mõttes, et see ju näitab ka, et peres on nagu üksmeel, et inimesed perekonnas arvavad samu asju ja elavad samade väärtuste põhjal. Minu jaoks on see ainult hea ja positiivne asi. Ja EKRE on ju alati olnud
seisukohal, et pereväärtusi tuleb toetada, pere on oluline ja miks siis mitte, kui perekonnal on samad eesmärgid, samad ideaalid, see on ju igati tervitatav ja mina ei näe selles küll midagi halba, et perekond tuleb ühe eesmärgi nimel välja. Jah, ja meie perekonnas tegelikult kõige kõvem konservatiiv on minu 18-aastane tütar tegelikult, kes teinekord tuletab isegi meelde, kui endal kipub meelest minema mõningad teemad, millega võiks tegeleda või millele tähelepanu pöörata. Ja eks ole noor naisterahvas ja meile räägitakse, et EKRE-s on ainult vanamehed, kes on siis keskharidusega maksimaalselt, eks ole, aga tegelikult päris nii see ei ole, meie toetajate hulgas on palju noori tuleb järjest juurde ja meie liikmete hulgas on ju tegelikult naisi rohkem kui mehi. Jah, ja see hariduse teema on see asi, mida kistakse pidevalt üles, et kui ma siin ka nüüd Facebookis oma kampaaniat tegin, siis iga teine tekita sellest probleemi, kuule, mis haridusega sa ikka oled, et sa oled kindlasti mingi põhiharidusega vend, siin mingi poe tagant kuskilt siin nüüd ajad mingisugust jama suust välja. Aga siis kui nad kuulsid, ütlesin neile, et ma olen ikkagi kõrgharidusega ja ettevõtjan edasi, tõmmati küll tagasi, aga ikkagi näed, et sellepärast umbes meie ettevõtluse lähegi, et sinusugused vennad on siin ettevõtjad ja nii edasi. Ja seda küsitakse ka minu käest kampaanias hästi tihti, et mis haridus teil siis ette näidata on? Ja kui ma siis ütlen, et ma olen Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna lõpetanud magistrikraadiga, ka tihti tõmmatakse tagasi ja millegi pärast see tundub uskumatu, aga see ei ole tegelikult üldse uskumatu, meil on päris palju kõrgharidusega inimesi. Ja kusjuures seda narratiivi ju meedia tegelikult ütnud kogu aeg, et see tegema, kellega ma seal vaidlesin ka, saatis mulle mingisuguse väljavõtte kuskilt Delfist või kuskilt, kus et EKRE valijad on pigem väikese haridusega ja reformi valijad on pigem kõrgharidusega. No täpselt, mida meedia ees laulab, seda siis inimesed arvavadki ja tegelikult on see hoopis teistpidi võib-olla. No ma olen üsna veendunud, et igas erakonnas on igasuguse haridusega inimesi. Ei ole meie erand ja ei ole ka Reformierakond kuidagi teistmoodi. Ja ega haridus ei tee veel inimest, on ju. Et seda ma just ütleks ka, et nagu Raivo just ütleski, et haridus ei ole ju see ainukene asi. Määravad on ikkagi need väärtused, mille järgi inimene elab. Ja siis, mis on veel, tõstetakse alati üles, et need on kohalikud valimised, et mis te siin sellest väärtustest ja ajate siin oma väärtuste juttu kogu aeg, aga sellel tegelikult ju kõik baseerubki ja ka valimis, kus saavad siis inimesed vaadata, kellele nad võiksid oma ajal, kes nendele kõige sarnasem on näiteks oma vaadete poolest, seal ju see tegelikult määrabki, et inimene vaatab, et kes on temale kõige sarnasem vaadete poolest ja siis edasi muidugi tulevad võib-olla need kohalikud teemad ka. Ja tegelikult ka uuringud on näidanud, et inimesed peavad ka kohaliku omavalitsuse valimistel oluliseks väärtuseid ja maailmavaadet. Ikkagi päris nii ei ole, et muidu toetan EKRE-t, aga vaatne kohaliku omavalitsuse valimistel valin sotsi. Et ma ei tea ühtegi inimest, kes niimoodi teeks. Mina ka mitte. Aga kui me siin põgusalt juba rääkisime kampaaniast ja sellest, mis on inimesed meiega kampaania ajal vestelnud, siis kuidas te hindate, kuidas on EKRE Nõmme kampaania edenenud siiamaani? Kas on sõbralikult vastu võetud ja millest on inimesed teiega juttu tänaval teinud? Inimesed on kõik sõbralikud, kui me telkidega oleme väljas olnud, siis mulle tuleb vist praegu ette paar inimest, kes olid sellised, kes ütlesid niimoodi, et kindlasti mitte EKRE-t ja et te olete mingisugused putinistid ja nii edasi, kusjuures see oli ka asi, mida mulle kogu aeg ette heideti, et te olete ju putinistid, on ju, mis mõttes, kust otsast? Me oleme ikkagi vastupidi hoopis rahvuslased ja nii edasi, et see putinisti silt on täiesti, ma ei tea, kus see tuleb või kas sellepärast, et võib-olla siin selle Ukraina sõja suhtes on meil omad arvamused võib-olla sellest või. Aga muidu on kõik üldiselt on sõbralikud ja probleeme ei ole tekkinud kuskil. Birgit, kuidas sina tunned, sa oled nüüd käinud nii Mustamäe kampaanial abiks kui osalenud ka Nõmme kampaanial, millised on sinu muljed? Väga positiivsed, inimesed on väga sõbralikud, nad on väga huvitatud EKRE-st, nad on väga huvitatud EKRE programmist,
ütlevad häid sõnu ja nagu Raivo ütleski, et alati on paar inimest, kes ongi, see ongi nende põhimõte ja kui nad tahavad elada sellises maksudega, kõrgete maksudega ühiskonnas, siis nii on, aga üldjoontes enamik inimesi on ikkagi väga huvitatud ja näha on seda ka veel, et inimesed on mures tegelikult ja paljud ütlevadki, et te olete meie ainuke lootus, kelle peale me üldse saame veel loota, kes siin Eesti Vabariigis võib midagi muuta. No ka mina olen nüüd väga mitmel kampaanial käinud. Tõesti, ma pean tunnistama, toetus on väga tugev. Inimesed tulevad juurde, mitte nii, et mina lähen nende juurde, aga inimesed ise tulevad, soovivad edu, ütlevad, et nad toetavad EKRE-t. Ja selliseid inimesi, kes meist huvitatud ei ole, mõned ikka kõnnivad mööda, meie neid tülitama ei hakka, vägisime ennast kellelegi pähe ei määri. Aga inimestel on näha, et on tõelised mured, nad tulevad, räägivad, kellel mis valdkonnas, ma siin ei hakka üksikasju rääkima, need on kõik privaatsed jutud olnud, aga me võtame need endaga kaasa, me anname aru, et on suured probleemid, on linnajuhtimises, on sotsiaaltasandil probleemid, on hariduses, on keeleruumis probleemid ja nendega tuleb tegeleda. Ja inimesed julgevad nendest rääkida, mis on väga hea, sellepärast, et mitmed teemad tulevadki rohujuure tasandilt, millest me muidu võib-olla ei teaks. Sest igal inimesel on oma kogemus, oma nägemus ja julgustan inimesi, tulge rääkige, mis teil mureks on. Võib-olla on koos võimalik lahendus leida. Jah, kui ma vaatasin siin Tallinna COV25 valimiste eeluuringu aruannet, siis number 1 mure oligi keeleruum huvitaval kombel inimestel, et see on siis järelikult see asi, mis on ikka täielikult paigast ära meil, kui juba kõigile see korda läheb ja niimoodi silma paistab. Selle uuringu juurde me tuleme kindlasti tagasi saate teises pooles ja nüüd teemegi väikese pausi, et pärast jätkata selle uuringuga. Saade Vana Toomas koos põnevate teemade ja huvitavate inimestega on eetris Põhja-Eesti Tre Raadios igal laupäeval kell 10 hommikul. Oleme pausilt tagasi, jätkub saade Vana Toomas. Mina olen Kadri Vilba, minuga on stuudios Nõmme kandidaadid Raivo Põhjakivi ja Birgit Nee. Eelmise saate lõigu lõpetasime Tallinna uuringu mainimisega. Räägime natuke sellest uuringust lähemalt, kes selle korraldas ja mis me sellega avastasime. Viisime kevadel läbi Tallinna EKRE liikmete seas uuringu, kus küsisime inimestelt, milliseid probleeme nad Tallinnas näevad, mis neile muret valmistab. Ja just selle mõttega, et me saaksime sealt ideid oma valimisprogrammi, sest kust kõige paremini ideid ammutada just inimestelt endilt. Raivo ja Birgit, te olete nüüd ka selle uuringu tulemustega tutvunud. Mis teile sealt silma jäi? Raivo, mis sa tähele panid? No Nõmme osas, mis meid nagu puudutab, panin tähele põhiliselt tänavate koristus, lumekoristus, bussiühendus, ummikud, mis on, võin kinnitada, ise sõidan autoga ja raudtee ülesõidud. Ehk põhiliselt siis Nõmmel on üheks suurimaks murekohaks liiklus, bussiliiklus ja üleüldse transporditeemad. Birgit, kas sina tunned, et Nõmmel oleks võimalik midagi liikluse osas paremaks teha? Kindlasti, selles mõttes, et praegune liiklus on, kogu see süsteem seal on päris keeruline, et näiteks kasvõi need ristmikud või siis näiteks raudteeülesõidud, need raudteeülesõidud just näiteks Hiiu poolt vaadates on tegelikult liiklusohtlikud, et seal nii nagu palju autosid liigub ja eriti just tipptunnide ajal, et see on kindlasti väga suur murekoht liikluse osas ja loomulikult kui mõelda nüüd jalakäijate peale, siis nende ohutust peaks ka kindlasti parandama. Raivo, mainisid, et sa sõidad palju autoga. Mis on sinule silma jäänud Nõmmel? Põhiliselt ongi raudtee ülesõidud. Nõmmel on 3 sellist probleemset kohta, on Nõmme ülesõit, Hiiu ülesõit ja Laagri ülesõit. Nendes on pidevalt ummikud, eriti tipptundidel ja isegi ma ütleks kõige selline probleemne ja keerulisem on üldse see Laagri ülesõit, et seal on Nõmme poole hargneb laiali põhimõtteliselt 3 magistraali ja üle raudtee läheb diagonaalis siis see tee, mis läheb siis Kadaka puiesteele. See oleks nagu selline koht, kus tegelikult on ruumi ka, kus tasuks kindlasti kaaluda just selle Kadaka puiesteele mineva
otsa raudteelt läbiviimist? Nojah, siin tuleb nüüd koostööd hakata tegema inseneridega, et see tehniline lahendus välja arvestada, aga nii palju kui mina tean, siis Nõmme raudtee ülesõidu projekt on ju tegelikult valmis kirjutatud ja olnud lauasahtlis juba ligi 10 aastat või isegi rohkem. Projekt on valmis, aga seda ei ole teostama hakatud. Huvitav, mis võiks selle põhjuseks olla? Kas siis puudub poliitiline tahe, Nõmmel ei ole raha eraldatud selleks, ei oska öelda. Aga igal juhul Nõmme EKRE programmis on see sees ja kui meie osutume siis valituks ja meil tekib see võimalus, siis kindlasti me tahaks parandada neid raudtee ülesõidu võimalusi, sellepärast et me kõik teame, et Nõmme on ju ka transiitlinna osa. Ega meile tulevad ju autod hommikul lähivaldadest ja õhtul nad sõidavad sinna lähivaldadesse tagasi. Midagi ei ole teha, seda me väga palju muuta ei saa. No mis siis on, saamegi teha liiklust sujuvamaks ja nagu te mainisite, on ju ohtlik ka jalakäijatel ja jalgratturitel, ega siis nemad kannatavad sellest samamoodi. Jah, ja Pärnu maantee raudtee ülesõidust järve poole on ju ilma kõnniteeta siiamaani, see on ka ju vana ja halli habemega probleem ammu. Ma võin ka öelda, miks ei ole Nõmmel neid asju tehtud ära, miks on ta 10 aastas sahtlis, kes meil on võimul olnud Keskerakond, kus asuvad Keskerakonna valijad, Lasnamäel, sinna on kõik see raha läinud, Nõmmel ei ole ju tegelikult midagi tehtud. Ja seda on ammu spekuleeritud, et Nõmme alarahastatus on tingitud sellest, et seal ei ole väga palju Keskerakonna valijaid. Jätame selle mõtte siia õhku rippuma. Aga minnes tagasi selle Nõmme kui transiitlinna osa juurde, siis üks meede, mille peale me oleme mõelnud ja mis tuli ka sellest meie uuringust välja, mida võiks teha, võiks linna piirile rajada pargi- ja reisiparklad. Kellel on soov ja võimalus, saaks jätta oma auto pargi- ja reisiparklasse, edasi liikuda bussiga. Aga selleks peaks olema ka bussisüsteem ju korras, hea, kvaliteetne ja inimeste vajadustele vastav. Jah, ja pargi ja reisi koha pealt nii palju, et Pääsküla jaama juures tegelikult ongi tekkinud isetekkeline pargi-reisi parkla, sellepärast inimesed jätavad autod sinna, lähevad rongi peale ja sõidavad siis sealt edasi linna poole. See näitab, et vajadus on ju tegelikult täiesti olemas ja võtaks sellest siis kinni ja teeks midagi korralikku, midagi, mis päriselt pakuks inimestele neid võimalusi, mida nad ootavad ja vajavad. Aga minnes siit nüüd bussiliikluse juurde edasi, siis just sellest meie kevadisest uuringust, mis me läbi viisime Nõmmel, oli üks suurimaid probleeme bussiühendus. Meil on asumeid, kus kesklinna sõidab bussiga 45 kuni tund aega. Oleneb siis, kas on tipptund või nii-öelda tipptunni väline aeg. Ja inimesed ei ole sellega rahul. Nad valivadki auto sellepärast, et see on lihtsalt nii suur aja kokkuhoid, kes see ikka tahab sõita tund aega linna ja tagasi. Lisaks, mis on Nõmmel suur probleem, meil ei ole asumid omavahel ühendatud. Näiteks Pääskülast minna Rahumäe surnuaiale, siis tuleb 3 bussiga sõita või 2 bussiga läbi kesklinna. Ei ole päris adekvaatne. Ja selle jaoks EKRE programmis on siis lubadus, et vaatame üle bussiliinid Nõmmel. Ja, selles mõttes on see kindlasti väga, väga hea programmiline punkt, et täpselt nagu sa, Kadri, mainisid, et inimesed, kes elavad Nõmmel, neil on väga keeruline liikuda Nõmme erinevate asulate vahel, et see võtab liiga palju aega ja siis nad, kellel on võimalik, valivadki auto, see tekitab ummikuid ja lõpuks oleme kõik ühes puntras seal. Jah, sest et täiskasvanud, kes tööl käivad, ise raha teenivad, nemad saavad valida auto, aga lapsed, kellel ei ole autojuhi lube, nemad peavad hakkama saama selle bussisüsteemiga, mis linn on neile andnud ja päris palju aega kulub neil sinna ära. Sõita siis mitmes jaos ja ümberistumistega. Ja kui me siit nüüd edasi läheme, siis mis veel neid ummikuid tekitavad, on ju see, et lapsevanemad viivad hommikuti lapsi teistesse linnaosadesse kooli. Nõmmel on ju küllaltki vähe lasteaiakohti võrreldes sellega, mis oleks vajadus. Nõmme on kasvav linnaosa, meile tehakse
uusarendusi, tulevad noored pered, kolivad, me vajame lasteaiakohti ja samuti on Nõmmel puudu ju ka gümnaasiumi kohtadest. Ja kas te olete ju tähele pannud, kui on kooli vaheaeg, siis on liiklus hommikuti üsna sujuv, ei ole neid ummikuid. Eks ole, on nii? Ja huvitaval kombel ka reedel on millegi pärast niimoodi. Aga kes inimesed on neljapäevasele töönädalale üle läinud või milles asi on, ei oska öelda. Igal juhul ka uuringud on näidanud, et see pendelränne just nimelt on paljuski tingitud sellest, et lapsed käivad teistes linnaosades koolis ja meie siis mõtlesime, mis oleks hea, mis seda võiks parandada ja leidsime, et Nõmmele saaks ju teha uue kooli, just silmas pidades gümnaasiumi kohti. Ja meil on olemas endine muusikakeskkooli hoone, mida hetkel kasutatakse asenduspinnana remondis olevate koolide tarbeks ja miks mitte teha sinna siis gümnaasiumi osa Nõmmele juurde. Arvestades, et Nõmme on ju peaaegu Pärnu suurune linnaosa, Pärnuga võrreldav, siis kas keegi kujutaks ette, et Pärnus on ainult üks gümnaasium? No ei kujuta ette, eks ole, aga Nõmmel on ainult Nõmme gümnaasium. Teeme siis kohti juurde. Nõmme lapsed saaks käia Nõmme koolis. Endine muusikakeskkooli maja on tõesti suke hea variant täiesti ja ta on sukse sobiva koha peal ka tegelikult ja seal on ka ruumi autoga parkida, kui sa viid lapse kooli, näiteks korraks saad hoovi sisse sõita, maha lasta ilusti, ei pea tänava ääres seisma ega midagi. Ja seal on ka bussiühendus väga hea. Bussipeatus on ju kohe seal samas. Ja tegelikult seda on ka inimesed tänavakampaania ajal öelnud, et väga tahaks, et mu laps käiks Nõmmel lasteaias või saaks Nõmmel jätkata gümnaasiumiharidust, aga kohti ei jätku, tuleb minna mujale. Kui siit nüüd juba laste peale jutt läks, siis mis saaks olla toredam kui see, et meie lastel oleks head sportimisvõimalused. Kuidas teile tundub, Birgit ja Raivo, kas Nõmmel võiks olla paremini sportimisvõimalustega? On meil neid piisavalt või võiks ehitada midagi juurde? Kindlasti võiks olla neid juures, sellepärast, et kui noortel on midagi teha, millegagi kasulikuga oma aega sisustada, et neil ei ole aega rumalusi teha, et kindlasti pooldan seda ideed. Ja kuna Nõmme on ise roheline linnaosa, siis igasugused välijõusaalid, korvpalliväljakud annaksid väga palju meie linnaosale juurde. Ja ma olen täiesti nõus, meil on mõned välijõulinnakud täiesti olemas, näiteks Sarja tänaval, aga seal on vähe atraktsioone ja nad on üheülbalised. Tegelikult me võiks ju rajada midagi sellist, mis on Mustamäel olemas, kus on igasuguseid asju, mille peal jõudu teha. Ja minu isiklik nägemus võiks olla ju korvpalli ja võrkpalli platse rohkem, sellepärast, et noored tulevad hea meelega, viskavad palli, suhtlevad omavahel ja selle jaoks võiks neil olla paremad võimalused. Ja meil on olemas ka selline tore asi nagu suusahüppetorn, see on mõnusa nõlva peal ja EKRE programmis on sees lubadus, et leiame koos ettevõtjate ja kohalike inimestega võimaluse sinna arendada mäesuusakeskus. Kuidas see mõte teile tundub? Mõte tundub minu jaoks väga hästi, sellepärast, et ise olen mäesuusataja, käin Euroopas ja kui oleks koha peal väike koht, kus kas või jalga nii-öelda soojas hoida, siis väga tervitatav asi. Sest suusarajad tegelikult on meil ju Nõmme metsades täiesti olemas ja miks mitte täiendada neid sellise mäesuusa võimalusega. Birgit, mis sina sellest mõttest arvad? See on väga hea mõte selles mõttes, et see oleks nagu ka üle Tallinna üks väga hea koht, kuhu inimesed saaksid tulla ja samamoodi vaba aega veeta. Et nagu sa ka mainisid, et kuna meil on olemas suusarajad, miks mitte ka teha see mäesuusakeskus, et kindlasti väga paljud talispordihuvilised oleks sellest huvitatud. Ja kuna ta on Nõmme Mustamäe piiril, siis just nimelt ta oleks 2 linnaosa peale hallata, 2 linnaosa inimestele kasutada ja kindlasti tuleksid teistest linnaosadest inimesed ka sinna sportima. Oleme nüüd vestelnud siin väga mitmetel teemadel, mitmed teemad on meil veel ootamas, teeme väikese pausi, kohtume varsti. Saade Vana Toomas koos põnevate teemade ja huvitavate inimestega on eetris Põhja-Eesti Tre Raadios igal laupäeval kell 10 hommikul.
oleme pausilt tagasi, jätkub saade Vana Toomas. Ja täna räägime, kust poolt Nõmmel tuuled puhuvad. Mina olen Kadri Vilba, kandideerin ise ka Nõmmel EKRE ridades ja minuga koos on siin stuudios täna Raivo Põhjakivi ja Birgit Nee, kes on ka EKRE kandidaadid Nõmmel. Tere tulemast tagasi kuulama. Eelmises saateblokis oli meil juttu sellest, et Nõmme mäesuusakeskus võiks olla siis projekt, mis meelitaks ligi inimesi ka teistest linnaosadest Nõmmele. Kui me teeme selle suusaprojekti valmis, siis need inimesed, kes tulevad talvisel ajal, vajavad ka parkimiskohti. Raivo, sinul on mõte, kuidas Nõmmele saaks parkimiskohti juurde. Räägi meile natuke oma mõttest lähemalt. Jah, selline mõte mul on, et Nõmme keskuses on parkimisprobleem väga terav, kohti pole, inimesed ei saa seal normaalselt parkida, kui teeksin ma selle keskuse juurde, läheks asi veel hullemaks. Aga mul on selline mõte, et mida võiks teha Nõmme turuparklasse maa-aluse parkla, ehk siis lisakorruse juurde, et jääks ka maapealne parkimisplats ja oleks maal üks korrus. See annaks oluliselt parkimiskohti juurde ja leevendaks kindlasti Nõmme keskuse parkimist. Probleeme. Raivo, aga sul oli ka üks hea mõte, milleks maa-alune parkimiskorrus veel kasulik olla võiks? Ja just, et unustasingi öelda, et kuna riigil on häda ju, et ei ole varjendeid, ei ole varjumiskohti, kuhu ohukorral minna, siis see parkla maa-alune korrus tulekski siis varjendi võimalustega, et seda kasutada ka varjendina, siis kui on vajadus. Ja see on päris hea mõte, sellepärast, et riik ongi võtnud selle suuna, et peaks hakkama mõtlema varjendite rajamisele ja on ka olnud plaanid, et uusarendused peaksid hakkama keldritesse varjendeid tegema. Ja Nõmmel minu teada ei ole ühtegi ametlikku varjendit, siis see oleks vähemalt üks koht meil olemas. Aga kui Nõmme turust rääkida, siis Nõmme turg on kuidagi pooltühi. Kas te olete märganud, et pooled letid on tühjad? Mis on selle turuga juhtunud? Põhjus on lihtne, et rendihindasid on tõstetud ja märgatavalt lisaks muidugi elekter kallinenud, see ka mõjutab, aga seal on jah, ütleme isegi nendest majakestest on minu teada vähemalt 3-4 tükki tühjad pluss avaletid, vanasti need olid täiesti täismüüjad, nüüd on need tühjad, pooltühjad. Kõik see on selle hinnatõusu põhjus. Mis seal teha tuleks, ütleme, tegelikult tuleks seda Nõmme turguda nagu kogukonnakeskus ka, ta ei tuleks majanda nagu mingid äriettevõtted, et seal kindlasti nüüd viimase sendiga välja pihistama. Piisab, kui see tuleks omadega nulli, et tuleks võib-olla need rendihinnad seal üle vaadata, võib-olla või otsida sinna mingisuguseid spetsiifilisi rentikke veel, kes võiks nagu inimeste huvi suurendada turul käimise vastu. Birgit, kas sina oled Nõmme turul käinud? Oled sa tihe turukülastaja? Ikka satun Nõmme turule loomulikult, kuna see on ikkagi nagu selline kogukonna süda, kus iga nõmmelane käib. Ja kurb on see vaatepilt praegu tõesti, kuna nagu te mõlemad Raivoga ütlesite, siis tegelikult on pooled letid on tühjad, et seda peaks ikkagi hakkama kindlasti elavdama seal, et inimesed käiksid seal oleks müüjaid ja et seal oleks, et inimestel oleks reaalne põhjust ja tahtmine tulla Nõmme turule. Ja mis ma tahtsin veel öelda, et selle nüüd viimase linnavalitsuse kokkuhoiupoliitika tulemusel on siis turgudelt ära likvideeritud koristajad ja turvamehed, mis tegelikult enne oli nagu päris suur abi seal turu inimestele, kes seal tegelevad müügiga. Nad koristasid, jälgisid, hoidsid joodikuid eemal ja edasi, praegu on seal siis palgatud mingi turvafirma, kes siis valvab ja on mingisugune koristusfirma, kes seal 2 tundi päevas umbes käib, eks see tähendab seda, et see Nõmme turg hakkab järjest räpasemaks muutuma, selle 2 tunniga ei suuda seal midagi koristada normaalselt. Ühesõnaga, letid on pooltühjad, turule väga enam ei meelitagi, see on väga-väga kurb, sellepärast, et tulevad laupäeval näiteks ilusa ilmaga pered, tahavad minna sinna metsa jalutama, turult oleks nii hea üks pirukas kaasa haarata, aga kui see järjest rohkem välja sureb, siis võib-olla varsti kerkib sinna asemele uus arendus ja sinna see meie ilus armas turg ajalooline kaobki. Jah, ja oli veel siin toredad ärimõtted linnavalitsusele, et see peamajast teha mingisugune toidutänav vist. Nii palju ma olen nagu kuulnud, aga Nõmmel on toidukohti juba
niigi piisavalt, konkureerivad omavahel, see toidutänav ei lööks seal vastu, sai proovitud seal nii-öelda food truck'e korra, kes oli seal paar päeva, kes paar nädalat, ei kesta, see mõte ei tööta lihtsalt. Nõmmelased on harjunud oma traditsioonilise turuga ja nagu ma juba mainisin, siis tulevad pered, seal on ilus männimets kõrval, looduslikud nõlvad, kus käiakse nädalavahetuseti, aga ka nädala sees väikeste lastega jalutamas. Ja tihti siis käiakse ka turult läbi, aga kui turgu enam ei ole, no, siis üks selline Nõmme tõmbekeskus kaob lihtsalt ära ja jäävadki meile enam-vähem ainult jalutamiseks need rohealad. Ja üks selline murekoht, mis sellest meil juba mitu korda mainitud kevadisest uuringust välja tuli, on see, et Nõmme elanikud kardavad, et nende rohealad ehitatakse täis ja Nõmme kaotab järjest oma siis sellise männimetsa rikka linnaosa kuulsust. Ja siia juurde, mis puudutab rohealasi, ma ütleks seda, et nüüd telgiga väljas olles kuulsin inimeste käest sellest Pääsküla raba asjast, mis tegelikult projekt toimub aastast 22 juba, ehk siis aetakse kuivenduskraave kinni, tahetakse Pääsküla raba muuta sooks. Aga tundub, et see ei ole küll hea mõte keset, mitte päris keset linna, aga siiski linna ääres kohe tekitada soo ja seal need terviserajad on osaliselt jäänud juba vee alla, enam ei saa seal läbi ja on laudteed vee all, nende asemele on pandud siis pontoonidel teed, mis kõiguvad ja minu arust on ohtlikud, sealt võib laps kukkuda vette, võib see vana inimene kukkuda vette ka. Ja kui ma seal nüüd jalutasin, siis oligi konkreetselt üks näide, kus tuli naisterahvas, üle vee oli pandud mingid kitsad prussid, kaotas tasakaalu ja õnneks ei kukkunud sinna vette, et sai ikka jalgade peale tagasi ja pääses kuivalt. Kuna ma ise õpin keskkonnakaitset Räpina aianduskoolis, siis iseenesest idee kui selline ei ole nüüd väga halb, aga praegu, kuidas seda tehakse, see on täiesti käpardlik selles mõttes, et täpselt nagu ma Raivo videot nimelt nägin ja need teerajad, selles mõttes, et ennem kui sa hakkad midagi tegema, nad oleks pidanud linna tasandil vaatama, et kas neil on nagu reaalne võimekus seda ka teha, kuna kui sul ei ole võimekus ja nagu rajada sinna ohutuid teeradu, nagu sa näitasid, et inimesed võivad seal kukkuda, see ei olnudki teerada, see oli paar pulka, et see ei ole lahendus. Ja see oli veel hästi, see paar plussis oli paar kohta, kus olid lihtsalt, kas inimesed ise olid langetanud mingid peenemad puud üle nende lompide ja sinna taha ka meie jäime sealt edasi ei saanud enam. Ja samamoodi see ka, et kuidas seda võib-olla kajastatakse, et kui ikkagi seal läheduses elavad inimesed kardavad, et nende majad või aiad jäävad vee alla, siis peaks seda ju paremini informeerima, et neid inimesi peaks informeerima. Ja nii palju, kui minul on infot, siis juba ongi jäänud osad aiad vee alla, et mulle on räägitud seal, kui me telgiga väljas olime jälle. Ja ka minu poole on inimesed pöördunud ja kurtnud, et esiteks nendega ei arutatud seda plaani, lihtsalt tuldi, tehti kraavid 1-0 ja neil on nüüd probleem sellepärast, et vesi valgub aedadesse. Ma ise nagu ka mõtlen, et kas seal on nagu ikkagi kaasatud oma valdkonna spetsialiste või on hakatud lihtsalt midagi tegema, et tegemise pärast, et selle nagu seda peaks kindlasti vaatama ja jälgima, et mis seal tegelikult toimub. No tegelikult toimub see, et saadi Euroopa Liidu rahasid ja hakati tegema. Mina olen ka natuke mitte natuke, päris palju kriitiline selle soostamise osas, sellepärast mina vaatan seda just selle pilguga, et kõrgrabale omane unikaalne taimestik hävib, puud hakkavad seal, mis ära uputatakse, hakkavad mädanema, hävitatakse lihtsalt üks looduskooslus, mis on seal aastakümneid juba kasvanud ja arenenud. Sest soo ja raba, nad on ikkagi erinevad. Ja selles mõttes küll, et ma ikkagi tuleks tagasi, et kas seal on nagu järelevalve, kas seal on nagu reaalselt omala spetsialistid, et kes sellega tegelevad. Et praegusel juhul, kui ma vaatasin neid videosid, siis tundub see asi ikka väga kurb. No tundub jah, et kari entusiaste on peale lastud, kes lihtsalt teevad midagi. Ja see käibki niimoodi, et nad panevad üles kuulutused, täna on jälle rabaskraavide kinni ajamine, et tulge siis kõik, saate siit labida, niimoodi sajavad neid kinni või ma ei kujutagi ette või tekitavad tamme sinna kraavidele.
Et kas seal on nagu reaalselt inimene, kes tegelikult peaksid hüdroloogid seal olema ja ütlema, et kus ja mis tammid ja kuidas üldse käib, pluss ma ikkagi tulen tagasi ka need laudteed, need on ohtlikud just praegusel juhul, et seda peab vaatama, muutma ja see ei saa nii jääda. Jah, et mõnusast puhkekohast, mis oli kohalikele elanikele väga hinnatud ajaveetmis koht, on nüüd järele jäänud selline ellujäämisrada, ütleme siis niimoodi. Jah, täpselt. Kui me siit nüüd raba juurest lähme edasi, siis meil on Nõmmel veel üks probleem ja see on samamoodi välja tulnud meie kevadel korraldatud uuringust, aga on ka rääkinud paljud inimesed telgikampaanial. Nimelt meie prügimajandus, mis on mängitud ühe lepingupartneri kätte ja mille teenusega inimesed rahul ei ole. Kuidas teile tundub, kas meil on prügindusega Nõmmel hästi? Tundub niimoodi, et ei ole vist hästi, näiteks oma näite põhjal ma võin öelda, et meil on selline väike tupikujupp seal, kus ma elan, seal on ümber 4 maja. Kui tuleb prügiauto, siis ta võtab näiteks 1 maja prügi, heal juhul ka 2 maja prügi ja ülejäänute juurde tuleb siis jälle järgmise ringiga, samas kui võiks kõik korraga ära korjata. Nii et graafikud ei ole siis sünkroonis, ma saan aru? Tundub niimoodi, jah. Ja selle vastu siis aitaks EKRE programmi lubadus, et me lõhume selle prügimonopoli Nõmmel ja vaatame üle lepingud ja anname inimestele tagasi võimaluse otsustada ise oma prügifirma üle. Ja selles mõttes, et kui see monopol nüüd ära lõhkuda, siis ka inimestele arvatavasti muutub see prügi teenus taskukohasemaks. Kindlasti, sest et konkurents on alati ju hindadele kasulik. See prügimajandus on meil seotud paljuski ka korruptsioonikahtlustega ja onupoja poliitikaga, mis on EKRE suur lubadus Tallinna valimistel võidelda just nimelt nende nähtuste vastu, aga sellest me täna enam ei jõua rääkida, peame ootama uut saadet, sest et see on juba nii mastaapne ja suur teema, et sellest võiks sisustada ära terve tund aega. Minuga olid täna stuudios Raivo Põhjakivi, EKRE number 2 kandidaat Nõmmel ja oli Birgit Nee, ka EKRE kandidaat Nõmmel. Mina ise olen Kadri Vilba, EKRE kandidaat Nõmmel. Ja siit otse pakime asjad kokku, lähme stuudiost Nõmme turu värava juurde ja alustame kampaaniaga kell 11. Olete kõik oodatud meiega vestlema, meiega kohtuma. Oleme täna kella 2 Nõmme turu juures. Tulge meile külla. Suur tänu kuulamast. See oli Vana Toomas, kust tuuled puhuvad Tallinnas, Nõmmel. Te kuulasite rahvuskonservatiivset vestlussaadet Vana Toomas. Järelkuulamine treraadio.ee ja uueduudised.ee.